Ühesõnaga, suvi on algamas ja suvel inimesed reisivad palju, käivad võõrastel maadel ja meie mõtlesime, et me teeme selliseid toitusid, mis on siis kohanimedega, kas riigi nimedega või linna või piirkonna nimedega. Ja võtsime taas ette siis ühe vana 20. aastate retseptivihiku, kodunduskooli retseptivihiku, kus oli päris palju selliseid retsepte. Ja valisime sealt välja siis 3 rooga, mis on Itaalia supp, Holsteini praad ja Hispaania puding. Ja nendes, ütleme niimoodi veel, et need retseptid olid kõik kirja pandud üsna napisõnaliselt. Või siis ka niimoodi, et me ei saanud päris hästi aru, mida seal teha tuleb. Nii et on väga põnev vaadata, kuidas see asi meil edenema hakkab. Ülle, sa löö siis munad lahti ja ma panen piima tulele, et pudingiks me peame keema ajama piima ja siis saama sinna sisse munakollased ja saama sellise paksu kastme sellest alustuseks. Vaata see retsept ütleb, et ühesõnaga, et munarebuid mahustada suhkruga, lisada keeb, piim ja või. Ja siis tõsta uuesti tagasi tulele ja nii kaua kui paksuks läheb. Aga siis, et võetakse ära ja klopitakse kuni jahtu ja seejärel lisada jahvatatud mandlid. Et jahu ja mandlid tuleb panna siis, kui ta on ära jahtunud. Mina paneks jahu siia sisse ja paneks... Aga ta läheb ju pärast küpsema ikkagi veel. No seda küll, jah. No proovime siis. Paneme nii nagu retsept ütleb. Ma tõstame nüüd ära ja vaata, ma tulen siia sinu kõrvale, sa võta see. Nii. Ma tulen siia, sa tõstad mulle, oota. Võta, pane see koos kinni, kus ta sul käib. Ma ei ole ju gaasi kõik kinni. Ühesõnaga hakka mulle nüüd siia panema, et ta nagu tasapisi niimoodi. Mitte väga suure hooga. Hakkab hullult pritsima. Võta võipidime siia panema. Pärast panema. Arvad, et suleb ära veel. Suleb. Ja kuumutame seda uuesti. Nii, nüüd sega ja ma lasen siin. Käisin osutasin viinaorhideed ka küll läbi looduses, et äkki mõni lõhnav orhidee lange juures. Aga ma nägin, oli seal Roadi Maximas, mis see lillepood on, seal ees müüdi millalgi enne emadepäeva või midagi. Seda lõhnavat, nagu angel on, jumala ägedad ja suured olid. Aga siis ma polnud kohe Pärnu minema, siis mõtlesin, et ma ei osa mingi ilgelt kallis oli ikka mingi 26 või. Nii, ja nüüd tuleb ta uuesti panna, või paneme ka vist oli, keev, piim ja või. Ja võid on kokku 4 supilusikat. No ma ei tea, panen siit mingi suvalise. 3 ja 4. Nii. Siis on sellega korras ja nüüd me peame teda hakkama siis uuesti segama ja kuumutama, nii kui ta paksuks läheb. Aga ta ei tohi keema minna. Sest siis ta läheb, tekib munapudru. On ju? Sa ju tead? Tean. Aga paneme ta võib-olla selle väiksema tule peale. Mitte selle nii suure tule peale. See on siis lihaleeme jaoks on kondid keedetud. Ei hakanud ju ometi kuubikust tegema seda puljongit. Et nüüd oleks vaja siis sealt leeme seest lihtsalt välja puhastada kondid. Aga palun pange söömiseks ainult väga ilus liha. Kõik, mis on kahtlased imelikud tükid, jäägu. Jäävad vollile. No selge. Liisame kõik võtsid selle rasva maha. Kui ilus.
ilus rasva. Sellest saaks seepi keeta. Meil vanasti kodus keedetigi liialt poolt, kus kooriti ära ja sültirasvad ja kõik läksid suvel keedeti seebiks. Kus neid siis nii kaua hoiti? Selle vist saab ju... Noh, vaata seal ei olnud vahet, kas ta läks hallitama või Jah, midagi. Sellest saab ju... Mingi jahedas ruumis tal väärtse koguti. Mitte et seepi keeta, saab ju rasvast punatud kartuleid teha. Nüüd me jahutame teda, maha jahutada ja siis tuleb lisada jahu, mandlijahu ja vahustatud munavalge. Et noh, ma arvan, et seda jahustatud munavalget ei saa kuuma sisse kohe panna, siis meil tekib pubert. Et ta peab olema nagu jahtunud. Oota, aga siis me peame selle karamelli tegema ka ju kuidagi. Ma toon panni. Seda suhkrut oli 3 supilusikat ehk 6. No see on jõle vähe. See on vaata, kui suur vorm meil on. Paneme rohkem, 10. Panen terve paki. Paki ei pane, aga vaata sinu selja taga on supilusikad. No ma ei tea, retsept ütleb suhkrut vormi määrimiseks. No pole väga, noh, ma ei tea, paneme natuke vett, siis ta ei lähe meil äkki nii paksuks ja kõvaks kohe. Või vastupidi. Läheb kohe või? Ei lähe. Lasen selle vormi sooja veega soojaks, siis ta ei hangu nii kiiresti. Oota, me peame siin unusta jahu ja mandlijahu siia panna. See on nagu väga tähtis. See on seda mandlijahu kosti. Nüüd ma arvan, et aitab meile. Ta on suhkur ja kõik sulanud. Ei ole või? Ja ma tunnen ju. Okei, siis las olla veel. Kuigi noh, kas ta peabki olema? Ja me peaks ta saama nagu mitte ainult põhjale, vaid külgedele ka. Ma ei tea, kuidas seda saame, aga võib-olla ta ei pea kõik sulanud. Proovime. Nii, ala siia. Katsu valada kuidagi laiali. Läheb kohe või? Juba hangub. Ma seda servadele ta mul küll ei lähe. Pane korra siia peale. Kas on sepa näed liiga kuuma? Võib-olla me ei saa seda servada. Mahju ka suur. Ta ikkagi tulete, kuidas ta tõmbab ennast kokku. Jube palju. Jube palju. Kõik või? Aitab küll. Palju sa panid? Oota, ära väga hooga pane, sest muidu läheb tükki. See on meil Hispaania klimbid. See on ikkagi tiimitöö. Noh, 4 supilusikat. Ja siis 4 supilusika, seda ei pea läbi sõela panema. Kas see minu mandlid üks suurem on? See jääb vette. Oi kurat, see tuleb meil üle ääre, ma ütlen. No, ta läheb veevanni. Jah, aga ta kerkib ju seal. No ma räägin, et see, mis üle tuleb, läheb veevanni, et mitte ahju, et see on hea uudis. Ei, ühesõnaga, nüüd tuleb see värk meil panna veevanni ja siis selle veevanniga ahju küpsema. Palju seda vaja on? Ma ei tea, kuidas see pärast ahjust välja saab, aga... No eks ta natukene... Võib-olla saad selle ennem välja selle koogi ja siis... Võtame see kokku ei vaju siin. Ühesõnaga, retsept ütleb, et tuleb võtta vasikaliha. Aga meil vasikaliha ei ole, sest seda ei müüda turul. Aga on öeldud muidu esiveerand ehk tagumine praad. Kont eraldada, kloppida pekki vahele. Panna liha ümber pudeli ja sellega ahju. Kui liha tüma, siis pudel välja võtta
ja lihatükkideks lõigata. Igasse auku seeni panna. Kuidas me seda tegin augu sisse? No me tekki ei pane, sest meil on niigi see rasvane sealiha. Ma natuke teritsin, ma ei tea, kas läks terava. Pole hullu. Aga ta väga teravad ei ole. Kondi lõikan ära. Aga kuidas ma siis nagu katsun ta, oota niipidi ja kui ma niipidi lõikan, siis on valed kiud või? No sõltub. No kiud on üldiselt niipidi. Et ja, kuidas ta pärast seal ümber rullid, et kui ta lõigata siit niimoodi ja niimoodi. Mõistad? Ma saan aru. Nagu lehvik või noh. Jah. Koldik. Ühelt poolt ja siis teiselt poolt. Proovime. Kuule lõikab küll. Lõikab hästi. Nii ja nüüd pean... Nüüd võtad siis siit poolt. Jah, siit poolt. Mitte ei tee lihtsalt kolmearvulist lehvikut. See retsept ütleb, et pane ka vähe sellerit. No ma ei tea, mis sellerit nad mõtlevad. Juur või varras. No mul on varssellerit. Et noh, ta võib olla varsseller. Vaata, see on saksa oma. Selle nimi on Holsteini praad. Et sakslased ju teevad mingid selleriga salateid ja ma ei tea, mis asja. No paneme siis natuke varssellerit. Nii, sool, pipar. Aga ma ei tea, me paneme vist siia rohkem. See põisele ka. Jah. Meil võib-olla... Aga oota, aga porgandit oli ka vaja panna. Aga paneme seda lihtsalt kõrvale. Okei. Oih! Alt on ka lahti natukene. Selle paneme, sätime kinni ja siis paneme niidi ümber. See on ikka mitme mehe töö. Hoia, see. No üks võimalus on ta lihtsalt püsti panna. Siis ta pudeneb. Ei no hoiad kinni, teine hoiad kinni. Nii, vaatame, ei tea, kas on valmis. See on nagu sai. No ei tea, vaata. Aga kas ta tuleb, kus läheb nüüd äkki? No ta vajub raudselt alla. Aga tuuletõmbus on siin ka, kas see on hea? No minge pange rõduks kinni. Aga ma võtan ta siis välja või? Ma arvan, et ta on nagu on, ta ei võdis enam. Ma arvan, et on küll. Näe, visu äratab välja väga kehv. Aga no ta vajub raudselt No, kas nüüd alla. akaatsia sai? Ega ta meil nii ei jää. Nüüd me paneme veel porgandid siia sisse ja siis paneme nad küpsetuskottidega ahju, et see on tegelikult nagu ikkagi kaasaegne uuendus, et sellest retseptist jäi ebaselgeks, kuidas ta tuleks ahju panna, kas pannil või autepotis või noh, küpsetuskotte neil tol ajal kindlasti ei olnud, aga siis ta kindlasti küpseb mahlasem. Ja ütleme, kuna see retsept oli nagu segane, tegelikult ei saanud aru, kuidas see teostuskäik on, siis ma küsisin ka AI käest, et milline on Holsteini praad. Ja AI ütles, et sellist asja pole olemas. Et vanasti pandi, noh, et pandi lihtsalt nagu toreduse pärast ka neid kohanimesid. Et nagu asjad kõlaksid põnevamalt. Et võib-olla ta mingi natuke saksa päritolu asi on, aga et see nimi ei tähenda, et sellist just Holsteini piirkonnas tehtud või siis AI ei ole sükest infot üles leidnud, mis on ka võimalik. Ja ma natuke küsisin selle pudeli ümber küpsetamise kohta ka, et mida nagu see võiks tähendada. Ja seal ta ütles, et noh, et mõte on siis selles, et sul see liha küpseb nagu sellise hästi ilusa toruna, mitte mingi suvalise lötakana. Ja siis selle toru sisse sa paned pärast nagu täidisse. Ja meie mõtlesime, et me teeme niimoodi, et kuigi siin oli nagu öeldud, et küpsetada liha küpseks, võtta siit toru ümbert ära lõigata tükkideks ja panna täidis sisse, siis meie esialgne mõte oli proovida teha niimoodi, et me küpsetame ta nii-öelda poolküpseks, võtame selle toru ära, täidame täidisse ka ära ja paneme uuesti ahju. Aga võib-olla me mõtleme veel siin poole käigu pealt ümber, et kuidas me täpselt teeme, nii et ma ei tea. Aga esialgu ta läheb siis ahju, jah. Kummuta neid vett ja suhkrut. Lased selle keema veresuhkru. Siirupikissellide. Siirupikissell, väga tore. Siirupikissell. Eks, et oleks nagu kirsisemm. Näete, mis ta nüüd on?
aitab küll. Kirssi maitse, küll maitse. Holsteini prael peab olema mingi täidis, seenetäidis, kuhu tuleb panna sisse ka munarebusid. Et mammu nüüd eraldab munavalget munakollast. Need on siis eelmise suve sügavkülmast. Retsept küll ütles, et teha šampinjonidega, aga noh, ma arvan, et kukesentega on ka hea. Ma ei tea, kui paljudel eestlastel šampinjon oli. Sega neid koorega. Kas pole suuremat? Kuule, sa mahud sinna ära, kui see koor sulle? Ei, sa pead kõike sinna ära mahutama, osa koort. Nii, et ta läheb nagu vedelamaks ja siis saame valada sinna täidisse peale. Mitu ma juba panin? 3. See ei ole tühi veel, Kairi, see teine. Igaks juhuks ütlen. Aga vaata, kui meil ei ole seda nii palju, et me saame need torud tuugalt täis panna seda täidist. Et võib-olla me siis peaks ikkagi tegema nii, et me küpsetame selle liha valmis. Ja siis lõikame selle liha niisugusteks seibideks ja paneme iga seibi sisse natuke täidist. Ei, vaata, osad on küll väga ribadeks läinud. See meil on päris ribadeks läinud. Kuule, meil on üsna lõhki läinud see liha. Ikkagi ütleme, et see pudeli ümber panek meil võib-olla kõige paremini välja ei tulnud. Ei no, kui esimest korda teeme, siis... Kardan, et jääb ka viimaseks. Nüüd need on ju tümaks küpsend, nagu retsept käskis. Aga ja retsept tegelikult ütleb, et lõika tükkideks. Aga no tekib nagu küsimus, et miks me pidime teda pudeli ümber ajama, kui me ta tükkideks lõikame. Aga no võib-olla selle tükkide all on siis mõeldud, et nagu seibideks, et sul jäävad sellised liharõngad. Ja siis liharõnga sisse tuleb panna see täidis. Või seal on öeldud, kõik augud täidetakse täidissega. Meie alguses mõtlesime, et me tõmbame selle torusid pudeli pealt ära ja paneme siis nagu täidisse sisse. Aga me saame aru, et meil ei ole nii palju täidist, et jätkuks. Nii et me proovime ikkagi ta lõigata seibideks. Ja kuna meil on see ikkagi nagu kuidagi nagu laiali lagunenud siin pudeli ümber, siis me moodustame muffini vormidesse sellest lihast nagu siuksed kettad ja siis paneme täidisse sisse. Siis on seda ka hea serveerida pärast. Ühesõnaga sääne plaan. Ei ole palju peab ühe soiki pärast vaeva nägema. Kas väikse teenusikaga sinna tõsta seda? Võta supilusikat näiteks pane sisse. Te sööte lihas, ma hakkan seda täidist sööma ja ongi mure lahendatud. Sinuta ka näpud liha järgi. Nüüd paneme supi leeme keema, et enne, või noh kuumenema uuesti, et enne sai see kondid välja puhastatud. Et ega siia suppi sisse palju muud ei lähe, kui makaronid, munarebud, natuke kohvikoort, veidralt vähe. Ja sherry, mida meil ei ole, aga võib-olla leiame midagi muud, mida panna. Aga võib veini ka panna võib-olla. Ma ei tea, vaatame. See Itaalia supp on selline huvitav, et siia läheb sisse ka munarebusid. Ehk siis me lööme, no ma arvan, et me võtame 3 munarebu. Ja siis ma ei tea, vaatame, mis me nendega edasi teeme. Ühesõnaga mingid sellised väga armsad väiksed lipsukesed on makaronid, mis me paneme supi sisse. Ma arvan, et see ongi ainuke asi, mis siin Itaalia on see makaronid. Pasta ikka, pasta. No jah, pasta. Pasta. 2 supilusikat riivjuustu. No paneme natuke rohkem. Ma ei tea, mis ta muidu annab see. Et kaste tuleb ka teha, aga kastme seest peaks välja püüdma need, noh, mis nende nimid on, porgandid. Kuule, teeme selle supi valmis. Aga kuidas see nüüd on, et kas ma siis nüüd põhimõtteliselt, kas ma võtan hulgi? Nüüd on väga vesine või? Ei ole hullu. Vähe makarone, jah? Need makaronid paisuvad, need ei ole läinud. See on nagu
need makaronid lähevad paisuvad. veel või? muidugi nad ju praegu on küll ainult leed. lähevad seisma ja siis nad lähevad ju suureks. oota. pane mulle natuke siia, et ta nagu ära mulle näpu peale ainult pane. juba külalised tulevad. ei ole hullu. ja. astuge ka sisse. just saad sealt tule. kust oled sees, siis oled toas. nüüd ma segan ta siia. mina segan. sina sega jah. paneme ta siia sisse, vaatame mis saab. ja veel. kuule, mis supp see on? paneme basiilikut, siis on vähemalt mingid rohelised tükid sees. aga kuule see, kas see jääb meil tükkidena või sulab ära? ei tea, proovime. paneme või? pane. paneme juustu. kui on Itaalia supp, siis basiilik ikka võib sees olla. mina arvan ka, see on ikka päris veider kraam. nii, me peame panema, tegelikult peame sherryt panema, aga meil sherryt ei ole, nii et me paneme head Eesti vermutit. vot. maitseks ka seda suppi. paneme seda. 1. ja basiiliku. 2. ja pipart, paneme valget pipart näiteks. hoonel seisab ka 5 minutit, siis on see makaronid paus. just ikka makaron oleks pidanud rohkem panema. aga noh, ega seda nisu nii palju ei ole vaja süüa. panime oad tulele, Türgi oad või noh, aedoad on need siis on ju. rohelised herned, sest retsept ütles, et seda Holsteini praadi tuleb serveerida aiaviljaga ja juurde panna gruppidena ubasid ja herneid. Nüüd peame niimoodi. ühesõnaga, esimene roog on Itaalia supp. ma ei tea, mis tast Itaalia teeb. ainult võib-olla see, et tal on sees makaronid ehk pasta. aga te võite siis arvata, mida siia veel sisse on pandud. liha tuleb kõrvale ju. no seda ei olnud ette nähtud. ja see perenainis ära. ei, aga ma toon. kas see on muidu näeb ette, et on lihata supp või? ja mingit lihajuttu ei olnud, et ainult liha teeb. kuule, nüüd läheb järjest 2. lõhnab tore, täpselt see sobib meile. nagu makaronikiiduvesi. aga noh. ja kusjuures sellist suppi No, mina kunagi söönud ei, see on täiesti üllatav. midagi täitsa eestlane tahab ka kartulit Ei, no, siia samast sisse ja ooperist. porgandit ja. ei, kaugel sellest, aga Itaalia, kui me räägime Itaaliast, siis Itaalia köögis on, noh, Itaalias ei ole ainult pasta ja pitsa. aga Ja ma noh, tean. see ei ole ka ainult tomat, nagu tuleb veel. aga no keegi ei ütle, et see retsept on Itaaliast pärit. Holstein tuleb. see tuleks äkki ühesõnaga, see on nüüd Holsteini praad. ja seal on, peaks olema vasikaliha, aga ei ole, sest seda lihtsalt ei müüda. ja siis ja sellel on seenetäidis. ja siis on kartul juurde ja siis pidi panema seda herneid ja ubasid gruppidena, oli öeldud, aga no kuna me panime need praeasjad sinna muffini vormidesse, sest meil muidu jäi natuke keeruliseks, kuidas seda serveerida, siis me panime eraldi kaussidesse. ubeid ka sööd? nüüd söön, vanasti ei söönud. Teine täidis on praegu kõige parem. täidis. Mulle järgmise asja ei jõudnud, aga. selle lihaga on hea. siin oli, ütleks niimoodi, et väga paljudesse söökidesse läks munarebusid, mida ma ei ole enne kohanud, ka sellesse täidistesse. käes on magustoidu aeg. meil on Hispaania puding. retsepti järgi oli öeldud, et süüa vaniljekastme või vaarikakastmega. vaniljekaste oleks mulle siia tundunud mõttetu, samasugune magusasi. aga vaarikakastme asemel on kirsikaste, sest eelmise aasta kirsse oli veel sügavkülmas ja ma vaatasin, et uued kirsid juba tulevad, nii et hakkame siis sööma. ettevaatust, kive võib olla sees. noh, põhimõtteliselt on ikkagi puhastatud, aga mina ei tea, iga kord mõni lipsab sisse. kirsten välja tuleks kraadiga, aga ei ole jah, kraade seal sees ei ole. või oleks võinud võib-olla väikse sherry'ga sinna lisa.